Tere kaunil kevadisel ajal. Mina olen Hanne-Talle Kaldmaa, minu vastassin istub Gregor Kulla ja oleme siin nagu ikka, et rääkida raamatutest. Täna teen otsa lahti suhteliselt värske soome kirjandusega Hanna Broderuse Mu ainus kodu. Muretsesin enne tulekut, et ma ajan kindlasti pealkirja sassi ja ütlen Mu ainus keha, sest see kodu, mida nad siin mõtlevad, on inimkeha. Ja see on erakordne raamat siis inimsuhetest ja muredest ja rõõmudest, mis käivad nagu läbi põlvkondade. Et autor on 50-ndates koreograaf, kes räägib sellest, kuidas oli tema lapsepõlv, tema suhe emaga ja õega, kellel oli söömishäire, kuidas sellest sai edasi tema suhe tema lastega ja tema söömishäirega tütrega. Kuigi kui ma siin niimoodi räägin, siis tundub hirmus tõsine. Kõik ainult piinast ja sellest, kuidas suhe toiduga on raske või oma kehaga. Aga seda see ei ole, see on erakordselt kerge lugemine. Mitte teemade kerguse poolest, vaid selle poolest, kuidas kirjutatud on ja üles ehitatud. Ma lugesin selle läbi mingi 3 tunniga, ma arvan. Pidin üles märkima nii palju tsitaate, et see on raamatukogu raamat, ma ei tea, kuidas ma pärast need siit ümber kirjutan. Ja ei suutnud käest panna ja nii palju oli asju, millega tunned ühel või teisel viisil äratundmist, isegi kui täpselt selliseid muresid ei ole olnud. Tahtsin siit lugeda ühe väikese tsitaadi ka kohe algusest. Nii kaua, kui vaatan perepilti kaugemalt, paistavad teised inimesed nimede ja tiitlitena. Lähemale tulles näen, et igaüks on kellegi tütar või poeg. Vaatan neid ja iseennast kui linnuparve. Mitte mina ei istu oksal, vaid oks on minu sees. Selle ümber on minu liha ja veri. Ma ei oskagi siin midagi öelda. See on tõesti nagu meie keha kui meie kodu, meie perekond kui meie kodu, see lugu, mis läbi aastakümnete või aastasadade läheb põlvest põlve. Mis aasta raamat see on? See eesti keeles ilmus eelmisel aastal ja soome keeles 2021, nii et üsna värske ja tõesti väga tänapäevane sellised asjad, mida Eestis minu arust väga ei ole veel kirjutama hakatud. Jah, nendest minu arust ei kirjutatagi veel või et ilukirjanduses vähemalt mitte, et võib-olla mingis artiklite näol on rohkem söömishäiretest juttu, aga et eks ole veits natuke tabuteema ka ja teavitustööd on ka veel vaja. Ja täpselt see ka näidi nagu tabuteema, et kuidas perekond on korraga meie tugi ja see nagu rahvuslik narratiiv, sooja leiba laua peal ja ema arm ja siin ka emad armastavad nii palju, kui nad vähegi suudavad, aga see ikkagi vahepeal väljendub tohutu valuna. ja ka mingisuguste siis selliste haavadega, mis kanduvad edasi. Et ikka mingi selline pahupool või mida ilusa tegelikkuse algus on ikka mingid varjandud asjad. Ma võin täitsa selle keha teemaga nagu edasi minna. Mina võtsin kaasa nüüd, ma ei ole tegelikult olen natuke prantsuse keelt õppinud, aga Virginie Despentes, hääldasin õigesti või keegi teab? Ja Despentes peaks olema. King Kongi teooria on see raamat, mis on siis, ma ei tea, mingi hetk oli isegi kurikuulus, võib-olla seni kuulsin, et see on raamatukogudest välja laenutatud, mis on minu arust väga hea. Selle on tõlkinud Maria Esko ja see on ilmunud siis Salvaja kirjastuse all. See kõneleb ka inimese kehast, õigemini naise kehast ja sellega seotud võimusuhetest väga palju ja ka teemadest, millest just, ma ei tea, eesti kirjanduses vähemalt, minu meelest naised kirjutab kõige rohkem või et selline naistevastane vägivald, millest, ma ei tea, mis on nagu selline, et usu või ära usu
siin nagu väga ei usuta, et vägistamisest on juttu palju, pornograafia kasutamisest ja üldse sellisest naise kehast kui valuutast ja sellest, kuidas üldse, mida tüdrukutele nagu kaasa antakse, kui nad suureks kasvavad või mida nad teada saavad oma vanematelt, siis selliseid võib-olla poolenisti seksuaalse alatooniga näpunäiteid ja siis kuidas, ma ei tea, poisid nendesse suhtuvad või et noor tüdruk pannakse ühiskonda kuidagi väga teistsugusele, no seda ka teistsugusele positsioonile ka, aga need asjad, mis talle kaasa antakse, on poistest nii erinevad ja ma olen õnnelik, et nüüd nagu sellest, et Maria võttis selle raamatu ja tõlkis selle ära, sest ma saan aru, et seda oli väga keeruline teha, sest see on täis sellist väga vulgaarset sõnavara võib-olla ja seda niimoodi keeletundlikult eesti keelde tõlkida on, ma arvan, et päris keeruline. Mul oli siit ka mingi väike lõik, mida ma tahtsin ette lugeda, sest ma olen selle täiesti täis kirjutanud, selle raamatu ja täis jooninud. Ja mina ei ole selle raamatu lugemiseni jõudnud, aga olen sellest väga palju kuulnud ja on see kindlasti, see ootab mul see lugemisnimekirjas, et isegi füüsiliselt raamatu virnas kapi peal, et tahaks selleni jõuda. Ja Maria ütles ka, ma käisin seda raamatu esitlust kuulamas, et see on kindlasti ühe õhtu lugemine, et see on isegi soositud, et lugeda see läbi ühe korraga, et see on ka sedasi kirjutatud ja sedasi tõlgitud, et sa saaksid sellise suure nagu, ma ei tea, kas krahmaka või sellise mingi löögi näkku mingist teabekogumist, et sellise tükkidena lugeda. Ta ei pidanud kõlbama. Aga ma leidsin selle koha üles, on üks lühike. Mehed mõistavad ägedalt hukka ühiskondliku või rassilise ebaõigluse, ent ilmutavad leebust ja mõistvat suhtumist, kui asi puudutab macho ülemvõimu. Paljud neist tahavad selgitada, et feministlik võitlus on kõrvaline, rikaste hobi, ei midagi olulist ega pakilist. Peab olema täielik kretiin või räigelt ebaaus, et pidada üht rõhumist talumatuks ja hinnata teist igati poliitiliselt. Et jah, nagu siit näitest juba aru on saada, on tegu siis ka sellise väga poliitilise raamatuga, mis kommenteerib siis eriti just lääne ühiskonda, mis võib-olla kohati on väga erinev Eesti omast, et selline sotsialistlik või mingi sotsialismi romantiseerimine, mis on Eesti lugejale võib-olla natuke tekitab külmavärinaid, aga mis jälle lääne ühiskonnas on väga selline suur teema praegu ja olnud päris pikka aega siis selline kapitalistliku ühiskonna vastane mõtlemine. Ja mind üldse ei üllata, et see on Prantsuse raamat ka, kui ma Pariisis käisin, siis seal oli ikkagi see feministliku mõtlemise osakond kõigis raamatupoodides olemas ja see oli määrata suur. Seal on see nagu palju rohkem kajastatud ja aktiivselt nagu räägitud ja kirjutatud teema. Ja tuleb meeles pidada ka seda lugedes, et see on siiski kirjutatud 2006 aastal vist, et mingi võib-olla väike delay siin nagu võib olla, samas siin nagu see mõjus küll, tõlgitud eelmine aasta, mõjus küll nagu väga värskelt, et kummaline mõelda, et sellistest teemadest räägiti mõnes teises riigis juba tollal, mis mõjuvad meile väga šokeerivalt kas või nende teemade nagu nimetamine. Ja minu järgmine raamat sellega haakub täiesti suurepäraselt, kuigi nagu me ei leppinud seda enne kokku ega midagi. See on samuti feministliku mõtleja raamat Bell Hooksi Kõik armastusest, mis on isegi veidi veel varasem. Ilmus eesti keeles eelmisel aastal, aga inglise keeles 2001. Jah, ma isegi seda puhul ka ei oska kusagilt alustada. See pealkiri Kõik armastusest jätab sellise tunde, et ma ei tea, äkki see on mingi eneseabiraamat näiteks, kuidas armastada ja elu on armastust täis. Seda see ei ole, see on pigem räägib ka armastuse käsitlemisest ühiskonnas ja selles keeles ja kultuuris, just lääne ühiskonnas. Bell Hooks on Ameerika mõtleja, filosoof, uurija, kelle teemad olid feminism, sugu, rass. Ja
kirjutabki näiteks sellest, et kuidas armastusest rääkimine on mõnes mõttes läänes endiselt nagu ja meil ka tabu või tundub selline asi, et see on naiste teema või mingi pehmo teema. ja et kuidas seda siis mõtestada või kuidas ühiskonnas võiks siiski olla armastus sees ja ka täpselt vägivallast on osa natuke juttu või mingil määral siin on erinevad peatükid aga näiteks, et kuidas tõesti saab öelda veel tänapäeval täiesti nagu vankumata, et lööb järelikult armastab, et mis armastus see on või kuidas me saame valu väänata ikkagi armastuseks. Et siin on asju, millega ma võib-olla nii hästi ei suhestunud ja on peatükke, kus oleks nagu kõik tahtnud alla joonida ja ümber kirjutada. Hästi palju asju, mida nagu ise edasi mõelda. Ka täpselt, kuidas saladuses või mingite asjade varjamine käib nagu kaasas eraelu või ühiskonnaga ja privaatsus ja armastus, ahnus ja armastus, kuidas need nagu käsikäes käivad. Et ma ei tea, eesti keeles või üldse paljudes teistes keeltes, ma ei tea, võib-olla kõigis keeltes jumala eest on nagu armastus ainult üks sõna, aga samas nagu kreeka keeles oli sellele nagu 5 sõna või et meil on nii erinevaid tegelikult, aga et see, et me ütleme, et me armastame oma ema ja armastame oma kallimat ja armastame oma, ma ei tea, loomi ja ma ei tea, mida kõike veel, et võib-olla see on ka üks asi, mis nagu tingib selle mingi, et kui ma löön, siis ma armastan, et võib-olla see on tõesti mingisugune teistsugune armastus, mis erineb sellest, mis me selle all mõtleme. Jaa, need 3 raamatut, millest rääkisime kindlasti üksteisega mingil määral sobiksid hästi käsikäes või nagu põrgatada mingeid mõtteid nende vahel. See jah, sinna ei ole ühtegi roppusena, ma arvan, see on pigem selline nagu nunnum variant siis, ühtlasi ka 2 korda paksem. Et enne võib seda lugeda siis pärast seda Bell Hooksi, et siis on võib-olla mingi tasakaal tekib. Yeah. Ma lähen siis natuke kurvemale teele. Tegu on siis luulekoguga ja see on Tõnis Vilu luulekogu, mis on ilmunud Loomingu raamatukogus 2022. aastal, ehk siis juba 2 aastat tagasi, hull mõelda. Ja see räägib kaotusest ja leinast. Ma tegin ka Tõnisega Kirjandustänava festivalil sellega intervjuu, kus ma siis teada sain, et see on kirjutused leinast ja kuidas ta kaotas oma sõbra ja kuidas ta siis meenutab justkui seda sõpra seda, mis selle ajas toimus, kui ta selle sõbraga veel läbi sai, et tegu on lapsepõlve sõbraga või kellega võib-olla nii palju teed enam hiljem ei ristunud. See on minu meelest minu Tõnise üks lemmikuid luulekogusid. Ma lugesin vist ka selle mingi 1 trammisõiduga läbi ja siis lugesin seda veel, ma ei tea, mitu korda. Olen seda absoluutselt kõigile soovitanud, kes on tahtnud, ma ei tea, lavakas näiteks, otsinud endale mingit luuletust, mida siis etelda. Siis olen kindlasti seda soovitanud, kuigi see on nagu raske asi, mida etelda. Aga et hästi kuidagi selline tundmuslik tekst ja tekstide kogu, mis on ühelt poolt ka väga-väga tugev tervik. Et minu meelest selline üsna lineaarne narratiiv on ka selles olemas, mis on muidugi siis killustatud, aga ka kiire lugemine, aga nõuab hästi palju, hästi rahulikku meeleolu. Mul on tunne, et suve lugemiseks sellised vahele võtta, et ma ei tea, tuua ennast korraks sellest eestlaslikust suveekstaasist alla, kus ma ei tea, mingi lugematu arv kuid on olnud sellises mingis hallis, õudses värvideta ilmas ja siis nüüd tuleb suvi, kus on lihtsalt nagu silmad kõõrdi ja nagu ei oska midagi peale hakata. Festival on ka nagu mustmiljon, et kus käia ja see saab nii kiiresti läbi, et siis see võib olla mingi raamat, mis ma ei tea, kas aitab ainult enda sisse vaadata, seda ka, aga võib-olla ka sellisesse möödanikku. Valisin ka ühe luuletuse siit välja, mis oli mulle mingite, kus on üks hästi ilus mõnest kujund, mida ma olen laenanud ka Tõniselt. Juba tol õhtul ühes Ungari veinikeldris oli näha, kui tumedaks võib lugu sinuga minna. Kirbe, tõrvane, männi puidusuits tühjas ja võõras internaadis pärast öist laamendamist.
toolide ja laudadega. See eestlase tuli, joomine ja enesetapud. Sina võitsid, sinul olid suuremad probleemid. Täna on pühapäev, õunad ripuvad ja valmivad okste küljas. Loovad endale sügavust, loovad ise endale kukkumist. See viimane siis oli, need viimased read olid minu väga ilusad. Ja see on tõesti hästi ilus luulekogu. Mulle Tõnise looming üldse meeldib ja see, kui erinevad raamatud on, et igaüks on tõesti nagu täiuslik tervik, mida lugeda. Ma kujutan ette, et näiteks suvel, kui on veedetud palju aega muru niitmise ja grillimisega ja siis tuleb üks vihmane päev, siis täiuslik olla kusagil verandal ja lugeda. Ja mõelda järele. Jah, mõelda järele ja mõelda edasi ka võib-olla, et mis võimalused nagu üldse edasi terenduvad. Ja minul on järgmiseks ka Eesti raamat ja ma tunnen, et nüüd ma vahetan ooperit. Mul on raamat Kui tahta lõbusaid vahepalasid. See on Ave Taaveti novellikogu Kasukas. Ja nagu novellidega ikka, siis seda ma vastupidi ei soovita mingil juhul lugeda järjest läbi. Siis saab mingi hetk tüdimus ja enam ei suuda neid nagu sisse võtta või vastu võtta. Aga täiuslik lugeda mingi 2 lugu, naerda omaette, mõelda, et maailm, milles me elame, on kummaline ja naljakas. Ja siis teha oma toimetusi edasi ja järgmine päev võtta järgmised. Siin on koos nii palju lugusi, mis mul on meeles, kui täiesti nagu mingid situatsioonid igapäevaelust või pärimusest näiteks on võetud ja keeratud niimoodi pea peale, et käin tänaval ringi ja mõtlen ja naeran nende üle. Et näiteks on siin toidukuller, kes on kratt ja hakkab tooma inimestele süüa järjest lähemalt, kuni lõpuks ta umbes naabrinaise külmkapist piima toob otse koju ja siis nõuab tasuks hinge. Või keegi istutab omale avokaadopuu seemnest, hakkab kasvatama ja selgub, et avokaado on investeerimiskuru, kes nagu need Nigeeria printsid ja kes kõik saadavad meile spämmkirju, et anna oma raha mulle või võta minu raha ja tee sellega suuri asju. Selgub, et tal on ka suured plaanid kõigepealt saada oma omanik rikkaks ja siis sellega midagi peale hakata. Ja siis on, osad neist lugudest on varem ilmunud, siin on üks lugu Graniitkillustik, mis on ilmunud Loomingus ja millele ma mõtlen, ma arvan, see ilmus paar aastat tagasi, sest minu arust ma mõtlen sellele juba vähemalt 2 talve. Iga kord, kui on tänavad, on graniitkillustikuga kaetud ja need on igal pool kingade all ja kodus ja sa ei saa neist lahti. Mõtlema sellele mehele, kes siin hakkab graniitkillustikust uuesti kokku panema rändrahnu. Et sellega sõita Soome ja rännata lõpuks oma väikesest ahistavast paneelmaja korterist välja. Lõpuks ometi. Ja ega keegi selle killustiku kokku korjab nagu siit tänavatelt, et ega nagu mina ei tea, kuhu see läheb. Minu arust sellest on uudistes aeg-ajalt juttu olnud, et kuidas ideaalis võiks selle juhused kuidagi välja pesta ja uuesti kasutada ja siis iga kord linn leiab, et see oleks liiga tüütu ja kallis tegevus. Liiga kallis, et aga tõesti on naljakas mõelda, et see on ju graniiti Eestis ei leida, see on Soomest, Rootsist kuskilt toodud. Ja siis see lihtsalt vedeleb. Ja samuti väga lõbus lugu on, kuidas mõisa omanik leiab, et kubjast, kes rahvast piitsutakse, et ei ole, ma mõtlen, kas kubjast suri ära või läks ära või et on uut vaja ja et lääne pool on selline uus trend nagu coaching ja toob coachi, kes siis hakkab rahvale sisendama, et tegelikult ei olegi vaja mingit
piitsa ja präänikut ja mõisatöö, see on sinu hingetoit. Kui sa töötad mõisale, tegelikult sa töötadki ikka endale. Ja, mu täpselt. Ja see on selline nagu kommentaar tänapäeva ühiskonnale, et just nagu naerad ja nutad samal ajal. See coaching on saanud nagu mingisuguseks ka psühholoogia selliseks allharuks. Ma kuulsin, et EBS-is õpetatakse seda. Üks mu sõber läks seda õppima ja siis ta praktiseeris ka seda meie peal ühel peol, et ta pakkus siis 15-minutilist coaching teenust meile, et ise proovida ja et teised ka saaksid. Aga jah, et see mingi lääne mõju ikkagi sellel on nii nagu, või sealt see on sündinud, aga et jah, et selline mingi ettevõtete keskne, et sa töötad mingis suures organismis ja seal leida iseenda eesmärgid ja iseenda nagu mingid, ma ei tea, filosoofiad, et miks ma siin töötan ja et kui oluline. Kuidas minu eesmärk ja firma eesmärk käivad ikka käsi käes. Ja võib-olla ma ikka ei peaks nii palju puhkust võtma, sest siis ju firma kaotab, järelikult kaotan ka mina. Ja, just. Et väärtused, väga olulised väärtused on need. Eestlasega käib see hästi minust käsikäes ka, et ei olegi vaja sellist asja nagu puhkus, et töö on ikka see, mis armastuse toob. Täpselt selle raamatust. Kui ma mõtlesin töö peal, mis ma räägin, ma mõtlesin ka, et see Eesti mõte, et tööd siis tuleb armastus, et ka jah, haakub kõigega. Haakub pähe ka. Kuigi Tammsaarel tegelikult see lause oli nagu pikem ja kontekstis ja tähendas midagi hoopis muud. Siis on laenatud päris palju. Mul läheb tegelikult nagu tore, et neid kõiki teoseid selles järjekorras lugedes võib-olla, kuidas me neid täna siin esitleme, on võib-olla põnev, sest minul tuleb ka võib-olla selline naljakam asi, aga ka võib-olla natuke, ei ole laetud. Et minu jaoks väga olulisele nagu mingi poliitilise sõnumiga, ma muidu loen raamatuid, kus ma nagu ennast ka leian sellistes romaanides või romaanides. Neid seda palju ei ole, aga näiteks Andrus Kasemaa on üks autor, kes on saanud väga lühikese ajaga üheks lemmikautoriks, sest ma ei ole nagu eneseiroonilisemat ja naljakamat ja veidramat ja natuke nagu spektrumil olevat tekst lugenud eesti keeles, mis on nagu osati ka, ma ei tea, osati panevad küsitlema autori positsiooni üle, osati panevad küsitlema enda positsiooni üle lugejana ja väga palju mõtteid tekib sellega käsikäes, et kas ta päriselt teeb nalja või ta päriselt ei saa aru või mis siin nagu täpsemalt toimub. Eriti, kui see selle raamatu kontekstis, mille nime on Au kolhoosi korrale, on veel valatud väga sellisesse huvitavas ajaperioodi, mida võib-olla nii paljud nagu ei romantiseeri, aga Andrus Kasemaa ema romantiseerib. Et temale väga meeldis tema nõukogude elu ja miks meile ei meeldi. Ja Andrus ongi läinud siis, tema toon on hästi naljatlev. Igas raamatus tegeletakse ka osati iseenda otsimisega, et kui palju geid on okei ja kuidas talle tegelikult see üldse ei meeldi, aga mis ta teeb. Et ei olegi midagi teha ja et see on nii nõme ja see on nii rõve ja teiselt poolt jällegi ta ei saa muudest asjadest aru, et selline hästi nagu see kaalukauss käib nagu pidevalt niimoodi täiesti ja hea, et üldse nagu sellele konksu otsas püsib. Ja siin on väga põnevad lood just ta emalt, mingilt veidralt vanamehelt, keda ta mainib, kes on ta fänn ja kes helistab talle, kelle juurde ta sõidab nagu terve Eesti läbi või väga saarelt siis kuhugi Lõuna-Eestisse vist oli, ma ei mäleta, või oli Põhja-Eestisse. Sõidab sinna ja siis see onu räägib talle igasuguseid lugusid ja selles mõttes tahab rääkida oma lemmikautoriga. Ja siis on Kasahstani sõitmise lugu, mis kõlab emalt, kes võttis sinna siis, kuhu mindi siis ilusat uut kolhoosi või sovhoosi rajama sellist uut elu. Nii-öelda koloniseerima seda nagu kohta selle ära. Ja siis tema ema oli nii tark, et võttis rasva huulepulga kaasa, sest ikkagi naine, ikkagi vaja seal ennast üleval hoida, näidata omi väärtusi ja poisid alguses naersid selle üle, et mis sa tuled siia tööd tegema oma rasva huulepulgaga. Ja mida ta vist kandis ka
ja siis lõpuks olid kõik tema ees järjekorras, sest seal oli ju nii kuiv kliima, et kõigil olid huuled täiesti nagu katki ja ma ei tea, veritsesid ja ma ei tea, mida iganes nad seal ei teinud ja siis kõik tahtsid tema rasvahuulepulka, sest see rasvahuulepulk oli ainus asi, miks tema huuled siis katki olnud ja ma ei tea, kas ta määrisid seda näkku ka endale, ma ei mäleta enam, aga selline osati väga masendav lugu, sest seal minu arust juhtus ka nagu väga-väga ebameeldivaid asju nagu Nõukogude ajal ikka, aga et see on osatud jutustada sellisest perspektiivist, mis on väga elujõuline, väga elurõõmus ja selline väga eestlaslik, mul on tunne, aga või noh, võib-olla need jutud ei ole niivõrd, jutud on eestlaslikud, aga et Andrus on suutnud need lihtsalt rääkida sellisel kujul, et nagu ma naersin lihtsalt kõveraks, ma lugesin seda reisides ühest kohast teise Deutsche Bahnidega, mis on nagu kõige stressirohkem ettevõtmine üldse viimasel aastal ja siis see oli nagu see kaaslane, mis hoidis mul seal meeleolu natuke üleval ja minu sõbranna ema luges seda reisil olles ka vist nagu mingi 3 tunniga läbi ja et see on selline väga meeltlahutav raamat ja samas paneb mõtlema ka siis nii Eesti möödaniku peale kui ka siis laiemate võib-olla mingi poliitilistemate asjade peale, et Andrus suudab selle raamatuga nagu ja oma huumorisoonega pugeda väga sügavale pähe. Seda ma ei ole jõudnud lugeda, aga Andruse raamatid alati väärt. See Vana poiss vist oli selle nimi. Too mulle isegi võib-olla meeldis rohkem, aga mõtlesin, ta on võib-olla kõigil juba nii kapsaks loetud, et sellest räägiti vist palju, kui see tuli ja siis on see on mis selle maja, ema maja või ema kodu, ema tuba ja see on ka nagu mingi siuke ühiskondlik kriitika ja mul on nagu tegi meeleolukas kuues. Jah. No sul on ikka tõsine suveraamat nüüd. Jaa, ma mõtlesin, et ma räägin tõsistest asjadest ja et siis ma kõige lõppu võtan sellise nagu korraliku suveklassika, et kui tahta nagu, et tuju läheks heaks ja oleks meeldiv, et siis kõige lõppu alati soovitada Tove Janssoni suveraamatut. See mõnes mõttes haakub ka teemadega, et siin põlvkondade vahelised suhted ja siin on saare peal vanaema ja lapselaps tegutsevad koos ja seal võib olla mingisuguseid, nagu ikka Tove Jansson hästi oskab mingi nukruse allhoovuseid ja mingi tunnete süvikuid kirjeldada nii, et see ikkagi on erakordselt kergev ja lõbus ja südamlik lugemine. Tõesti, ma loen seda enam-vähem iga suvi uuesti üle. Ja õnneks seda antakse uuesti välja ka, nii et on täitsa olemas ja tõesti selline helge lõpunoot minu poolt. Seda saab multikaid saab ka kõrvale vaadata ja siis lugeda ja siis ja alati võib lugeda ka muidugi täpselt kõiki muumiraamatuid, vaadata muumimultikaid ja et see on ei ole muumiraamat, on üks tema 10 täiskasvanute romaanist, mis mulle kõik meeldivad ja tema novellikogud ka, et üks lemmikautoreid. Nõus. Ja minu lõpp on raamat, mida mina ise ei ole lugenud, seega väga minu meelest perspektiivikas soovitus. Tegu on siis filosoofilise raamatuga, väga filosoofilisega vist isegi. Ma ei tea, kui keeruliselt on kirjutatud, ma loodan, et väga mitte. Ma olen varem lugenud Emanuele Cochia on see autor, Itaalia filosoof, ökofilosoof ja temalt on tõlgitud esimene raamat eesti keelde, ka üks kõige tema menukamaid raamatud, Metamorfoosid ja seal on tõlkinud prantsuse keelest Mirjam Lepikult. Mina olen lugenud varem sellist raamatut nagu Life of Plants ehk siis taimede elu ja siis ka Sensible Life ehk siis selline tajud. Ja ta tegeleb väga palju sellise tajumisviisidega ja mis üldse tajumine on ja seda just siis ökoloogilise prisma läbi, mis on filosoofias üks päris selline prominentne haru praegu ja millega ka meil see Eestis olev festival Biotoopia väga tugevalt tegeleb. See minu meelest, kui ma eeldan selle sisu järgi, et ta tegeleb ka siin taimedega, siis suve lugemiseks ja natuke mõtlemiseks on see minu meelest valatud. Mina olen seda suveks endale hoidnud
sest eelmine aasta ma lugesin nii Andres Veberit kui ka Cochillat suvel ja see nagu kirgastus, mis nendest raamatutest tuleb või see mitte uus tajuviis, aga et see, kuidas ma nüüd hakkan asjadele teistmoodi mõtlema või et kuidas Andres Veberil oli, et et kuidas vesi muutub, muidu vesi on pehme ja kokkupuutel mingisuguse kõva asjaga muutub ka vesi kõvaks või et kaljudelt alla langedes kosena muutub vesi väga tugevaks ja mõjutab seda tugevat asja, ehk siis kivi, mis seda tugevaks teeb, tehes ta siis omamoodi jälle läbi puudutuse pehmeks, ehk siis ümaraks ja selliseks pehmeks vormiks, et kuidas kõik asi ongi, kuidas elus olemine, mis on siis Cochilla mõte, et elus olemine ongi tajumine või et kui tajumine inimeselt ära võtta, et mis ta siis üldse on, et ta ei olegi midagi. Ja see on minu meelest või need suved on minu jaoks kõige sellised asjad, kus ma kõige rohkem tajun. Mul on tunne just nagu välismaailma, et talv ja sellised hallimad ajad on sellised võib-olla sissepoole vaatamise aeg, kus nii palju välist ei taju, aga see-eest siis ongi suvi selleks, kui saab nagu absoluutselt kõik sõrad nagu igasse ilmakaarde laiali harutada ja tajuda nii palju ja tunnetada nii palju, kui üldse võimalik on ja seda õpetab Emanuele Cochilla suurepäraselt, kuidas seda teha, kuidas absoluutselt kõigega kontaktis olla sealjuures iseendaga. Et selline hea võib-olla mõnele eneseabiraamat, võib-olla mõnele mitte mõtlemisraamat, et ma arvan, et ta on väga selline laiapõhjaline autor ja hea kõlab erakordselt hästi. Mulle meeldib ka just suviti puhkuse ajal võtta seda raamatuid, mis nõuavad keskendumist ja seda, et saab tõesti näiteks olla terrassil ja tajuda päikest enda peal ja putukasuminat ja siis lugeda näiteks täpselt raamatuid, mis mõtlevad looduse üle, et metamorfoosid mul seostuvad kohe liblikatega, kes teadupärast röövikust liblikaks metamorfeeruvad, et ja suveloodusega. Ma lehitsesin seda, ma ka ei ole lugenud ja tundus täitsa nagu lihtsas keeles kirjutatud. Et mitte täis mingit tohutut läbimatut filosoofia see on ta rägastikku. väga suur pluss ja et tal on suutnud säilitada või no sellised nagu, et ma arvan, laps saaks ka sellest tema nendest inglisekeelsetest, mida mina olen varem lugenud, et laps saaks ka nendest aru, et seal on nagu mingid mõttemängud, aga et kes soovib sinna nagu sügavamale minna, kes mitte, aga et hästi mõnus on kaasas kulgeda, et ma ei pea nagu takerduma kogu aeg millegi otsa. Mida vahepeal küll juhtub, aga seda juhtub iga raamatuga. Et selline hästi nagu voolav raamat on ka. Ja ma arvan, et üleskutse nüüd suvel tajuda maailma on täiuslik asi, millega siin õpetada, et pange jalad mutta, käige paljajalu, kuulake linnulaulu minge linnast ära. Ja minge linnast ära, tõesti, niitke vähem muru ja kõndige rohkem lihtsalt selle peal paljajalu ja kuulake putukaid ja tundke elust rõõmu.